kaugel põhjas, kus on aastaringi talv, elasid jõuluvanad. Kõige väiksem jõuluvana armastas üle kõige jõule ja ei jõudnud neid kunagi ära oodata. Tema ülesanneteks oli kuuse ehtimine, kinkide pakkimine ja piparkookide küpsetamine. Need tulid tal välja eriti maitsvad. Kõige tähtsam jõuluvana, keda kutsuti pealikuks, vastutas kingituste laialiveo eest. Mitte kunagi ei võtnud ta väiksemat jõuluvana kingituste jagamisele kaasa, kuna talle tundus, et väike jõuluvana on nii pisike, et nagunii ei märkaks teda keegi. Iga aasta tegi see väikese jõuluvana meele väga kurvaks. Ühel järjekordsel jõuluõhtul, kui kõige tähtsam jõuluvana asus teele, läks väike jõuluvana kurvana metsa jalutama. Järsku kuulis ta eemal metsloomade jutuvadinat ja ta otsustas minna lähemale ja kuulatada. Ta kuulis, kuidas loomad arutlesid selle üle, et nemad ei saa mitte kunagi jõuludeks kingitusi ning keegi mitte kunagi ei soovi neile häid jõule. Seda kuuldes tormas väike jõuluvana 1004 kodu poole. Koju jõudes rääkis väike jõuluvana kõigest, mida oli metsas näinud ja kuulnud. Veel samal õhtul andis kõige tähtsam jõuluvana väikesele jõuluvanale ülesandeks viia metsaelanikele kingitused ja pühade soovid. Sellest päevast peale määras kõige tähtsam jõuluvana väikese jõuluvana metsaelanike jõuluvanaks. See tegi väikese jõuluvana eriti rõõmsaks.